Mina olen Reet Pallase, olen näo-lõualukirurg. Räägin teile, kuidas päästa oma hammast, kui see on trauma tagajärjel suust välja kukkunud. Paljud inimesed ei tea, et suust välja kukkunud hammast on võimalik suu tagasi istutada. See on täiesti võimalik, seda eeskätt lastel ja noortel. Selleks tuleb aga täpselt teada, kuidas õigesti käituda. Kus ja kuidas siis hoida hammast, mis on suust ära tulnud. Esiteks on hästi oluline, et hammast tohib katsuda ainult hamba krooni osast. See on hamba ülemine valgem osa. Juurepinda ei tohi puudutada. Kui see väegi võimalik, siis kõige parem oleks panna suust ära tulnud hammas kohe suhu tagasi oma kohale. See võib küll olla valus ja ebamugav, aga see oleks kõige parem võimalus. Nii ei hävi hammast luuga ühendavad sidemed. Kui see aga kuidagi võimalik ei ole, siis võib transpordiks panna hamba põske või topsi oma sülje sisse. Teine võimalus on hammast transportida piima sees. Kõige olulisem on suust ära tulnud hamba päästmisel kiirus. Mida kiiremini jõuate hambaarsti juurde, seda suuremad on šansid hamba päästmiseks. Iga minut loeb. Oluline on meeles pidada, et helistada tuleb hambaarstile, mitte pöörduda ära tulnud hambaga erakorralise meditsiini osakonda. Kui oma hambaarst ei saa sind vastu võtta, siis tuleks pöörduda kohalikku erakorralist abi osutavasse hambakliinikusse. Aeg jookseb ja mida kiiremini jõuad hambaarsti juurde, seda suurem on tõenäosus, et saad oma hamba suhu tagasi.